head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu Veebi TV vaatajad, täna on meil külas jälle Andres Ait. Tere, Andres! Tere, Andres! No vaata, kui tore, tead, saabusid kohe peale möödunud päeva põletavaid sündmusi Riigikogus. Proua Pakostale tehti umbusalduse avaldamise ähvardus. Jah. Aga no nagu ikka ei tulnud midagi välja. Aga asi ise ju huvitav. Eestisse tuuakse 600 vägistajat, mõrvarit, pedofiili, noh mis iganes. Ja kodanik Pakosta väidab, et nad ei ole radikaliseerunud, ei ole hullud ja ei kuulu maffiasse. Aga kus tema seda kuram teab? Nad tulevad ju kolmandatest riikidest, kes selle kindlaks teeb, kas nad on või ei ole. No mingit tausta küsitlusi võib-olla keegi kuskil teeb, aga noh, Pakosta võib öelda, mis ta tahab. Ta on eluaeg öelnud seda, mida ta tahab. Ja nüüd talt küsiti mingisugune konkreetne küsimus, Tanel Kiik oli. Küsis ta käest konkreetse küsimuse ja siis, et kas ta liiga palju ette ei võta. Ja selle peale hakkas Pakosta rääkima sellest, kuidas jah, tõepoolest väga paljud räägivad, et ma töötan väga palju, võib-olla liigagi palju. Ja võib-olla enne teist maailmasõda oleks pidanud ka veel rohkem töötama. Ma kuulasin ja ma mõtlesin, et mul mingi asi läheb nagu rekki kuskile. Läks nagu kõrvale, jah. Jah. Tähendab, mingi täiesti seosetu jutt, kuidas keegi enne teist maailmasõda ja kuidas nüüd tema moraalne majakas ütleb, et tuleb kõik teha, mis vähegi võimalik. Vaata, ja siin on üks niisugune kuldne reegel, et tavaliselt inimene, et ta midagi teeks, tal peab olema tervist, saab teha, tervist lubab. Tal peab olema aega, tal oleks võimalik midagi teha. Tal peab olema piisav ettevalmistus selleks, et teha. Tal peab olema arusaamine asjast, mis ta teeb. Tal peab olema informeeritus, tal peab olema haritus ja tal peab olema veel terve rida igasuguseid asju. Kogemus, nii, kogemus. Ja siis on üks asi veel, näiteks kui on Luksepp, kes on suurepärase ettevalmistusega, ta on lapsest saadik kõike teinud, Nukusepp treib, viilib, kõik metallitööd, kõik suurepärane, leiutab. No insener valmis. Aga nüüd kujuta ette, et üks pisike detail, aga orientatsioon peab ka õige olema. Kui see samane suurepärase ettevalmistusega fantastiline Luksepp kasutab kõiki oma omadusi selleks, et naabri korterisse sisse murda. Mitte selle asemel, et teha midagi inimestele head või ükskõik mida. Ei, ta kasutab kõik. Mul tuli see samane asi meelde, kui ma vaatasin seda Pakosta esinemist. Sellepärast ta alustas ju kunagi Estline'is. Sealt ta lasti vaikselt lahti. See fakt oli mul teadmata. Jah, sellepärast, et klientide kaartidelt hakkas raha kaduma. Assa tont. Aga ei pandud seda kella külge vaikselt õiendati ära. Ja siis jätkus kogu aeg. Alles hiljaaegu, kui ta oli muinsuskaitse pealik, siis oli jälle, sealt sai ka ju ära sellepärast, et oma ja riigi rahakotid kõik sassi läinud ja huvid ja ütles, ta peabki nendes ülikallites hotellides elama, kuna need on vanaaegsed ja seal on seda hõngu ja tema kui muinsuskaitse. Midagi tuleb meelde. Ja kogu aeg oli üks selline. Siis ta järsku ilmus Tallinna Ülikooli, et ta tahab kohe magistriõppesse minna juurasse. Ja õnnestuski, võetigi vastu. Tal bakalaurust all ei olnud. Mina küsisin, et vabandage, kas ma saaksin ka Tallinna Ülikooli. Ei saa, teil ei ole bakalaurust all, aga kuidas? Esitage siis palun dokument, teabenõude korras tegin, et mis dokumendid ta teile esitas siia sisse astumisel või immatrikuleerimisel. Need olla kaduma läinud. Assa tont. Ja nii edasi ja nii edasi. Huvitav. No jah, aga mul on hoopis teise kandi pealt mure, et
me ei ole ikkagi saanud mööda ja üle sellest väljamaalaste kummardamisest. Oi. Sellepärast, et mis jaoks välismaa mõrvarid peavad olema parimates tingimustes võrreldes meie oma mõrvaritega. Vaata, Taani saadab Horvaatiasse vist oli. Ei olnud, Kosovosse. Kosovosse. Jah. Kosovosse. Jah. 300 vangi. Ja mitmesaja miljoni eest. Ja saab selle eest mitusada miljoni. Jah. Meile saadetakse 600, 2 korda rohkem. Aga raha antakse 10 korda vähem, 20 korda vähem. No, jah, küsimus ongi see, et ilmselt meil... Kosovo rahvaarv ja meie rahvaarv, panen need kõrvuti. See 600, siin on lahendamata kõik, kui nad hakkavad kaebama kohalikust kohtusse näiteks. Ja ka ta Rootsi kohtusse ei kaeba. Näiteks ülalpidamistingimused või ükskõik mingid asjad. See on kindlalt, seda tuleb sellepärast, et Rootsi üldsus on tõsiselt mures, eks ole, sellest, mis nende vaesed väiksed mõrvarid Neid hakkab menetlema Eesti kohus, see on lisakohustus. Kes neid ravima hakkab, kui neid vaja on, jälle lisakohustus. Ja siis pärast kallid pensionärid ütlete, et ei saa arsti juurde, kohti, ruumi ei ole. No nüüd toodi veel 600 tükki, kes pääsevad sinna esmajärjekorras. No jaa, aga siin nüüd tuleb siis niimoodi välja. Kes selle kinni maksab? Ei, vaat seda... Meie maksame. Ei, vaat maksmise juurde ma ei tahaks ka veel minna. Küsimus on selles, et sa Riigikogus tõstis Martin Helme küsimuse ülesse, et kus on need riskianalüüsid. Ei, neid ei ole. Ei, ja no jah, siis tekib küsimus, ma ei usu, et niimoodi, et neid üldse ei ole. See oleks ikka nonsens juba. See oleks juba kriminaalne, eks ole, see oleks pettus, eks ole. Aga noh, et Riigikogu liikmetele ikkagi neid riskianalüüse ei esitata, see tekitab tõesti küsimust, et kas nad ei ole siis piisavalt usaldusväärsed või? Ei tea. Tähendab, seal toimub juba ammu midagi taolist, millele on raske selgitust leida. Ja need esinejad tulevad ka ju, valitsuse esindajad, nad tulevad Riigikogu ette, kus nad peaksid olema seisuses ülemuse ees aru andma. Sellepärast, et Riigikogu on Eesti Vabariigi seadusandlik kogu ja kõige kõrgem. Valitsus peab täitma nende korraldusi. Aga meil on tulnud välja vastupidine. Tuleb ükskõik mingi minister naerab nende üle. Ja siin see ongi. Kusjuures tuletab meelde, keda antud juhul siis see Pakosta esindab. Parteid, mille toetus on 3% või alla selle. Aga mis sa arvad sellest väitest, et antud tegevus, ühesõnaga Rootsi vangide siia toomine on rohepöörde eesmärkidega kooskõlas? Mismoodi see saab olla? See tähendab, vanglate suur ülemus Rait Kuuse ütles niimoodi, et kui me ei mõtle kastist välja, siis võetakse Eesti riik meilt ära. Ma sain aru, et kui me neid ei võta siia, neid 600 pätti, siis võetakse Eesti riik meilt käest ära. Ma ei tea, kus siin see loogika on. Ja täpselt samamoodi. Kes see võtab? Ei tea. Keegi võtab. Ja ta ütles veel ka niimoodi, et alternatiiv, see ei ole hea, aga alternatiiv on veel hullem. Alternatiiv on ju nad siia toomata jätta. Alternatiiv on 2. Kas tuua või mitte tuua. Mitte toomine pidi olema veel hullem variant. See on sama, et kui ma annan kellelegi peksa ja pärast õigustan ja ütlen, et ma käitusin isegi hästi, sellepärast ma oleks võin maha lüüa ju. Alternatiiv oleks võin ta maha lüüa. Aga näed, ma ainult andsin peksa ja mis te õiendate mu peale? aga kuule, aga meil ongi niimoodi, et üks kutt aitas, müüs kellelegi gaasi, eks ole, millega see ära tappis ennast ja kohus leidis, et kõik on nagu õige ja korras ja vastab. Teenuse osutamine ja surmateenus, väga hea, koksasin ära. Nagu see... Ta ise ütles, et koksa mind ära, näiteks. Nagu see abistaja ütles, et tühi see raha 3000 euro eest. No jah, aga see, et
kas meid ei paneks ikka nagu mingi asi nagu mõtisklema, et vaadake, et Rootsis on see immigratsioon olnud ju pikka aega väga kontrollimatu ja nemad on nüüd nii kaugele jõudnud, et neil jääb kõvasti vanglaid puudu. Et kui meie nüüd tahame ka kolmandatest riikidest hakata tööjõudu sisse tooma, nagu on valitsuse plaan, et võib-olla ikkagi meil läheks neid vanglaid ikka omal vaja. Ma ei kujuta ette, millega seal mõeldakse, aga võib-olla on ka mõtlemise näol ette võetud liig üle jõu käiv tegevus. No, ei suudeta lihtsalt. Ei ole keegi võimeline. Muide, ja teine küsimus on ka, et aga võib-olla tehakse midagi pahatahtlikult. See on ka võimalus. Sellepärast, et mingisugust loogilist seletust, ma saan aru, tuuakse siia 600 vangi, need on mingisugused mingist teisest seltskonnast mingisugused, aga need on ekstra, kõige hullemad, kõige hullematest maakera mülgastest. Ja need on nüüd, neil on ju sugulased, neil on võrgustikud. Isegi Kaitsepolitseiamet esitas oma vägagi niisuguse hillitsetud, aga siiski selge märguande, et see on oht. Ei huvita. No selge, kui ei huvita, siis ei huvita. Ei huvita. No räägime natuke eesti keelest ka. Sina oled ju meil vastav spetsialist, kas oled? Mis nüüd spetsialist? Väike teadmiste kontroll sulle. Nii. Mis on sotsiaal-emotsionaalse pädevuse mõõdik? Mida ruudulisem, seda triibulisem. Mida mummulisem, seda kirjum. Mida soolasem, seda magusam. Ikka ei saanud aru. Aga sellest ei ole ka võimalik aru saada. Esiteks, muide ma olen tähele pannud seda, et näiteks sõna sotsiaalne. Sellest ei ole ettekujutust Sotsiaalministeeriumist, mida see sõna sotsiaalne tähendab. Sotsiaalministeeriumis millegipärast kujutatakse ette, et sotsiaalne tähendab seda, kui aidatakse kedagi, kes ühel või teisel põhjusel ise endaga toime ei tule. Et see on sotsiaalne, ei ole. Sotsiaalsfäär on mittemateriaalne. Seda kuulub kõik see, kuidas inimesed tunnevad, mida nad mõtlevad, kas nad tunnevad ennast valikusituatsioonis või absurdisituatsioonis, kas nad tunnevad ennast mängulises või tõelises ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Nii et sul ka nii... Mis asi see mõõdik on? Pane selle sotsiaalsele mõõdik. No mõõdik on näiteks oli see, et... Mõõdik, kiirusmõõdik on sul autos. Ei, see on teine asi. Mõõdik on mõõdik. Mina mäletan, et üks mõõdik oli niisugune, et kui inimesed käivad tänaval ja nendega midagi juhtub, et kas nad hakkavad siis kartma või ei hakka kartma, et see on mõõdik. See on väga hea mõõdik. See on erakordne mõõdik. Sellest anti välja niikuinii 2 miljonit töögrupile. Jaa, võib-olla. Võib-olla anti rohkem ka. Aga no lisaküsimusi. Mis on haridustehnoloogiline üleminek formaalõppe piiridest välja? Ma tahaks seda inimest näha, kes see kokku pani selle termini. Päris ilma naljata. Kasutatav kantseliite. Alustaks sellest pihta, et haridusministeeriumis ei ole tänase päevani selgust selle kohta, mida haridus, see termin, haridus, mida see tähendab. Venekeelsele haridusele üleminek või eestikeelsele või hiinakeelsele ei ole võimalik. Haridus on esiteks, ta on isiksuse karakteristik. See ei saa olla, nagu tervis näiteks. See ei saa olla ju, sul polikliinikus käib arsti juures, mis keelne tervis sul on. No ei ole ju, no see on täpselt samasugune jauramine. Siin räägitakse haridussüsteemist, aga mõeldakse reeglina ainult koole. Ei, mina kujutan ette, et see haridusministeeriumi tegevus on lausa riigi vaenu. On küll, praegu on. Eesotsas ministri Kristina Kallasega
ongi riigivaenulik. täiesti selgelt. Ma ei tea, kuidas peaks seda seadusandlust muutma, et nüüd kui natukene olud muutuvad, et saaks teda siis nagu kriminaalselt vastutusele võtta. Ma arvan, et ei õnnestu, küllap siis tuleb mingid juristid, kes hakkavad seal jälle midagi väänama ja selgitama ja tõlgendama. Tõlgendamine on väga tähtis. Ja tõlgendamine. Nüüd me hakkamegi seda sõna haridust, aga tegelikult koolis toimub õppetöö. Töö! Ei ole töö terminid ka ei ole, töö mõistet ei ole olemas nende. See on haridusasutused, haridussüsteem. Ütle, lapsed lähevad muuseumisse, õpilased. Nad saavad ju seal natuke targemaks. No, peaks saama. No, igal juhul, kas see on ju ka hariv. See on ka haridusasutus. Tänaval said kokku kellegiga, rääkisid, vahetasid mõtteid. Said midagi uut teada. Noh, see ei ole hariv või. Sõpradega kuskil väljas. Kinno läksid, said midagi teada, mingi emotsiooni. Ei ole hariv või. Raamatut lugesid, ei ole hariv või. Keeldum vastamast. Õppimine on 20% sellest, mida koolis tehakse. Seal matkitakse, treenitakse, mõeldakse, analüüsitakse, synteesitakse, mängitakse. Seal tegevussüsteemi mõiste ja jälle puudu. Kuule, aga praegu... Sellisel juhul ei ole võimalik nendega ju rääkida. Kuule, praegu pidi olema niimoodi, et õpetajaid on nii palju puudu, et joostakse kurat kõigil järele ja võetakse sabast kinni, et tule mulle kooli õpetama. Vale jutt. Eesmalt Tallinna abilinnapea, kes vastutab haridus areaali eest siis. Aleksei Jašin, kui sa keelest rääkisid, kuule, ilusat eesti keelt Jašin räägib. Köhatan selle peale. Konkreetselt inimesed pöördusid tema poole, olime kuulnud, et on puudu õpetajatest, kuhu pöörduda, mida teha, kus moodi. Asi lõppes sisinaga, vajus kokku, sellepärast tuli välja, et ei ole vaja, kõik kohad on täis. Nii on tegelikult lood. Aga kisa on taevani. Sellest räägib empiiriline kogemus. No nii, aga lähme selle eesti keelega veel edasi. Lähme. Kes on sotsiaalse mõju disainer? Selle leiutas kombainer. Antud juhul küll ma mõtlen. Ma ei oska, sotsiaalse peristaltika. See on soole. Ei, ma sain aru, et ma mõtlesin, kuidas see sotsiaalne saaks olla. Proletaarse pornograafia, sotsiaalse peristaltika esimene osakond, näiteks. Kuule, sa oled võtnud sellest... Ei, ma ei ole võtnud, täna ei ole mitte midagi võtnud. Ei, mitte, et ei ole võtnud, ma tahtsin öelda, et sa oled sellest Tommy Cashist eeskuju võtnud. Temal oli ka laulukene oli, kus kõiki neid võõrsõnasid või või itaaliakeelset sõnu oli reas ja kukkus ja hirmus ägem välja. No, võib-olla küll, jah. No jah, tundub jah, et meid juhivad ESG koordinaatorid, jätkusuutlikkusse juhtimisspetsialistid, mitmekesisuse konsultandid. Kes kurat meid tegelikult juhivad? Meid ei, ma võin sulle valitsevad. Meid ei juhi keegi. Aga meid valitsevad küll. Aga mul on niisugune tunne, see on see kakistokraatia, see samane kreeklaste poolt palju räägitud, omal ajal muidugi. Aastatuhandeid tagasi. Kõige hullemate ja rumalamate võim. Ja nii ongi. Vaata, rahvas näiteks eriti nende segastel aegadel nagu praegu. Kumb osutub valituks? Kas mingi tark inimene, kes alati tahab minna sügavuti, ta loeb ette ja näeb alternatiive, ta kahtleb, ta mõningates asjades tunnistab, et seda ma ei tea. Või valitakse see, kes tuleb bravuurne niisugune, nagu Šveigis oli Unser Bravet Hotel, meie uhke lollpea,
kes ütleb, mina tean, tuleb minna sinna täiesti selgelt, täiesti ühemõtteliselt. Rahvas läheb selle juurde. Ikke. Ta tahab selget sõnumit. Ja ta tahab seda, et tal õigel ajal õigeid asju lubatakse. Ja kui juba järgmisel päeval öeldakse, et te olite lollid, midagi te ei saa. Siis ta ei saa ju endale tunnistada, et pagan, kas ma tõesti uskusin. Et ma olin nii loll, et uskusin. Ei, siis ta käitub, kogu tema järgnev tegevus on ainult seotud õigustamisega, et mul oli ikkagi õigus. No küllap ta ikka tahtis ikka paremat. Ja. No aga siis võiks tuua siia näite, et täna valimiskomisjon teatas, et seekordsed e-valimised toimuvad ikka arvutitega, mitte mobiiltelefonidega. Ma küsin, kurat, kes see valimiskomisjon üldse on, et tema saaks nagu seda otsustada, et millega toimub valimine. Kas see ei ole mitte põhiseadus küsimus? Põhiseaduses on öeldud selle kohta üks lause, et toimub iga 4 aasta peale märtsi esimesel nädalavahetusel on ühetaolised ja salajased ja. Aga näed, ei ole. Aga siis hakati seda tõlgendama. No kui mingi asi on roheline, siis seal ju ei ole öeldud, et ta ei või olla ka näiteks punane. Ja siis hakatigi Tavast, Arvi Tavast, kes on Keeleinstituudi direktor, eesti keele. Ja tema on IT-spetsialist. Ja, tema ütles, et valimiste ühetaolisus tähendab, hoia nüüd kinni kuskil, tähendab seda, et igal ühel on üks hääl. Ja. Mina tulin lihtsalt selle peale, et nüüdsel ajal on ju kombeks see, et iga rööpaseadja saab otsustada mis tahes. Ma tõmbasin siin väikse paralleeli selle autonumbri pildistamise peale, et kes selle ju otsustas ka keegi, väiksel tasemel kuskil mingi Jüri või Jaan otsustas ära, et oi, teeme niimoodi ja tehtigi. Ja nüüd on põhijutt on selles, et kuidas me selle ära seadustame. Mitte nii, et see tegevus on olnud kõikide nende aastate jooksul seadusvastane. Nii, nüüd tuleb välja selgitada, kes selle korraldus andis, kes täitsid, mis rahade eest, kuhu need läksid, mis moodi. See, mitte see, nagu praegu on, kuidas me selle seadustame. Et teeme tagantjärgi. Et teeme tagantjärgi. Küll, see on ikka hea ka, kui on. Aga mida sa sealt tahad? Nende käest ei ole peale analüüsida mitte midagi. Ei tea. No ja selles mõttes ikka Ameerikas on ikka selge märk, peab ütlema. Trump lõpetas kuradi seal Ameerika sõjaväes igasuguse mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse ja igasuguse kaasatusega tegelevad nagu organisatsioonid ära. Meil oleks ka paariks päevaks Trumpi vaja, pikemalt ei oleks vaja tead, aga paar päeva võiks ta siin nagu möllata ikka teada. Võiks küll. Jah, saaks. Musti ka kaasa, efektiivsusosakond, umbes 1000 MTÜ-d päeva pealt likvideerida. No näed, eks ole, siin on, nagu ma lugesin ennest, et Tervise Arengu Instituut. Mitmekesisuse konsultandid ja värgid. Ja just nimelt. Tervise Arengu Instituudi jälle mingi miljonite eest valminud töö ütleb, et tuleb süüa mitmekesist toitu. Kes oleks võinud seda arvata? Vaata, kes oleks võinud seda arvata? Nüüd räägitakse, et hommikupudru söömine ei ole enam koššer. Ei. Et see on juba peaaegu kahjulik. Ja emapiim on kahjulik ja kõik asjad on kahjulik. Kasulik on see, mida mina toodan. Kahju, et me sinuga midagi ei tooda. Saaks ka midagi rääkida. Jah. Lööks ka vasta rindu kõvasti. Mina. Kui me oleksime tõrvatootjad. Ja sinu eest. Muidugi, kui me oleks tõrvatootjad näiteks, siis iga nurga peal oleks tõrvatünn, mis suitseks. Kõik sööksid tõrva, sülitaksid tuld ja tõrva. Aga me oleme siin isegi julged. Näed, nagu kirjutas see Maarja Vaino, ma ei tea, Postimehes või kuskil kirjutas. Maarja Vaino kirjutab väga kenasti. Et kõik juba kardavad midagi üldse öelda, et muidu tehakse kohe nulliks ära, tead, eks ole.
ma vaatan, et mitte ainult meie, vaid ka ütleme, mulle tundub ka, et meie president on ka haaraks löönud. Tundub küll, jah. Sellepärast, et ta ka juba kardab, et ta vanasti ju osales selles aasta ema valimisel ja siis austamist. Kas ta enam seal ei ole? Ei, ta ka ematus sellest. Sellepärast, et noh, et keegi... Et siis tuleb välja, et äkki ema ongi ema ja... Ei no järsku keegi... Ütleme, mis asja? Järsku keegi lesbi või üksik ema hakkab pahandama, et miks teda ei... Ja miks jaoks valitakse see ema niisugusest perekonnast, kus on isa, ema ja lapsed, eks ole. Et isa ka ja ei. No viimasel ajal ju meeste kohta öeldakse ka, et see on nagu... See mehelik olemus ja olu ja see kõik on nagu ei vasta tänapäeva nõudmistele enam mitte kuidagi teada. Aga ma ei saa aru, et miks vastupidi naised jälle on hakanud seda tegema, et poksivad, maadlevad, tõstavad. See on ju kõik, on ju siiamaani olnud meeste tegevust, kas nüüd? Ei, mul puudub selle kohta, aga noh, tähendab... Ma lugesin üks päev üle uuesti Siiani tarkade protokollid. Üks asi on kindel, nad on, kes selle kirjutanud on, sõltumata sellest. See on tõesti targad inimesi, seal on see kõik kirjas. Tuleb lagundada ära usk kõigepealt. Homsesse päeva, jumalasse, ükskõik mingi. Ja ühiskonna algrakuke, perekond, see tuleb ära võtta. Tuleb anda neile lõbustusi, tuleb anda neile mingisugust natukene leiba, ja nad jäävad ootama, suisa ootavad kõik võimalikke uusi korraldusi, mis nad veel rohkem küüru ajab. Ja iga päeva eest, millal me mingisuguse uue küüru ajamis ettepanekuga välja ei tule, on nad jälle tänulikud. Aga tundub, et nii kuidagi moodi käibki, sellepärast, et mingit arukust või tervet mõistust. Selles otsida ei maksa. Võib-olla peaks astronoomidest võtma eeskuju. Mõistuse otsingutel on astronoomide pilgud ju millegi pärast suunatud maalt väljapoole. Nad on võib-olla õigel teel. Aga noh, meie ei jäta. Ei. Meie ikka katsume seda tervet mõistust leida nüüd ja edaspidigi. Muidugi. Vaadake ikka meie jutuajamisi.